Tutvustan sulle natukene WordPressi ja vaatame koos, miks see on väga hea valik sinu uue kodulehe jaoks. Kui sa paned sisse otsingusse sõna WordPress, siis üks asi, mis võib natukene segadust tekitada, on see, et sulle näidatakse 2 erinevat keskkonda. Nüüd siit, kui me reklaamidest natukene allapoole läheme, siin on nüüd kõik reklaamid seotud, mis on siis kodulehega seotud, aga õige otsingu tulemus hakkab siin allapool reklaame ja Google pakub siin 2 erinevat keskkonda. Esiteks wordpress.com lõpuga, nagu sa näed, ja teine on siis wordpress.org. Ja see vahe on see, et kui sa lähed siia wordpress.com-i peale, siis plans and pricing all sa näed, et siin nagu oleks see WordPress tasuline, aga tegelikult ta ei ole tasuline, vaid ta on ikkagi tasuta tarkvara ja seda saad ideaalselt ise paigaldada siis enda veebimajutuse iseteeninduses, olenemata siis millest veebimajutust sa kasutad. Enamasti kõigil on olemas see võimalus, et sa saad ühe klikiga selle WordPressi seal oma kodulehele paigaldada. Aga mis on siis vahe, on see, et wordpress.com pakub ka koos majutust. Nii et kui sa siit näiteks valid endale 8 eurot per month, billed yearly, siis sa alustad paketiga, kus sees on ka kodulehe majutus. Aga majutus on meil olemas, seega meil pole vaja seda wordpress.com-i, vaid meil on vaja siis wordpress.org. Aga iseenesest siin ei ole vaja midagi vajutada, get WordPressi pole vaja hakata laadima ega manuaalselt oma kodulehel laadida, vaid seda saad teha kõike siis enda siin veebimajutuse iseteeninduses olles koduleht ja paigalda lisauus WordPress, paigalda ja ongi see WordPress, seesama WordPress, millest räägib ka siin wordpress.com aadressil, on siis sinu kodulehel. Et siuke väike sissejuhatus siis, et sa ei satuks segadusse nendest 2 erinevast keskkonnast. Aga nüüd ma jätangi selle lehe ette, et lihtsalt tutvustada sulle selle WordPressi funktsioone ja mida ta siis võimaldab teha. Et kui WordPress sai alguse, ma täpselt sünniaastat tegelikult ei mäleta enam, seda saab guugeldades siis välja vaadata, aga ikkagi juba kindlasti üle 10 aasta tagasi, siis ta oli tegelikult avatud tarkvara, mis oli mõeldud pigem blogijatele. Ja siiamaani ta kannab nagu seda rolli ideaalselt, et blogijad saavad seda kasutada, aga ta on arenenud väga palju võimekamaks ja väga suureks, sest siia taha on tulnud siis erinevad arendajad, ja tohutu kommuun, kuna see oli avatud lähtekood, siis inimesed said seda kasutada ja arendada seda nii-öelda edasi, veebiarendajad just. Nii et tänaseks on tõesti 43% kõikidest veebilehtedest on ehitatud WordPressi peale, nii et see on väga-väga suur osakaal turuosa siis sellel WordPressi lehtedel. Ja see põhjus ei ole ainult see, et ta on tasuta, vaid ka see, et ta on praktiliselt piiramatute võimalustega. Nii et kui sa oled ka valiku ees, võib-olla veel, et kas ikkagi alustada WordPressiga või näiteks valida Voog või Wix või mingi selline platvorm, mis on siis eraldi sisuhaldusplatvorm nii-öelda kinnises süsteemis, kus nad ise siis arendavad, Voog arendajad arendavad ise seda versus näiteks WordPress on avatud lähtekood, kus on siis suur kommuun erinevaid arendajaid, kes seal on, kes teevadki selle lehe nii, või selle WordPressi nii võimekaks läbi nende pluginate, mida nad loovad, siis vabalt, kui sul on ainult, ütleme tõesti selline lihtsate funktsioonidega leht ja sa tead tulevikus, et niipea midagi muud sa sinna väga juurde ei vaja, siis kindlasti Voog ja Wix on natukene lihtsam kui WordPress, aga samas, kui sa WordPressi endale selgeks teed, siis ka see muutub sulle omaseks ja loodetavasti ei ole nii keeruline. Aga põhjus, miks inimesed siis valivad WordPressi või kolivad ära näiteks Wix või Voog või selliste valmis platvormide pealt, on see, et neil tuleb mingi piirang kuskil vastu või siis nad on valmis õppima mingi uue oskuse, uue platvormi ära ja tahavad natukene soodsamalt ka tegutseda, sest WordPressi kokkuvõttes peaks tulema keskmisele veebilehele soodsam hind kui siis kuskil teise sisuhaldusplatvormi peal tehtud leht. Ja mis on siis need põhifunktsioonid, mida siis WordPress pakub, ongi see, et tohutult terve hunnik erinevaid valmis kujundusi, nii et kui sa ei ole kujundaja ja sa ei taha päris nullist ise hakata kujundama, siis on nagu
ütleme nii, et isegi liiga suur valik. See on üks koht, kus ma näen ka, kes kodulehtedega alustavad, tegelikult tihti jäävad kinni või takerduvad, et nad lihtsalt nagu upuvad ära sinna erinevatesse valmis kujundustesse, mida kõike nad võiksid seal oma veebilehele valida, aga mis see tähendab? Tähendab seda, et sul tegelikult ei ole vaja disainerit, keegi disainer on juba selle töö ära teinud ja sa saad selle kas tasuta või väga väikese raha eest on võimalik ka osta neid valmiskujundusi ja paigaldada selle endale veebilehele ja ongi sul veebileht. Põhimõtteliselt põhi on sul valmis, on vaja asendada ainult pildid ja tekst ja sisu vastavalt endale. Nii et ja lisaks siis on see, et kõik need disainid on ka muudetavad ja kohandatavad. Nii et kui sulle näiteks ikkagi üks disain meeldib, aga sa tahaksid vahetada seal värvid ära ja sa võib-olla tahaksid mõned nupud teha ümmargusemaks ja nii edasi, siis kõik see on võimalik selle WordPressi sees ka kohandada siis neid kujundusi endale sobivaks. Ta on SEO friendly, ehk siis Google'ile on WordPress väga meeldib ja muidugi sa pead ise mõned liigutused tegema, et sa paremini tuleksid siis otsingumootoris välja, sest kui sa oleksid ainukene veebileht oma valdkonnas, siis loomulikult poleks mingit probleemi, aga kuna sa ei ole ainukene ja on tohutu suur konkurents, kes samamoodi tahavad seal Google'i esiritta trügida, siis on vaja natukene teha ja mõnikord palju, sõltub sellist, kui suur on see konkurents sinu valdkonnas, siis et selleks, et üldse sa siis otsingumootoris esile tuleksid, aga WordPress iseenesest on selline platvorm, mis on siis SEO sõbralik ja ei ole mingit takistust, et see veebileht nagu hästi Google'is välja ei tuleks. Ta on responsive, ise jällegi ei ole vaja ise eraldi koodi kirjutada või siis paluda kedagi veebiarendajad, kes koodi kirjutaks, vaid kõik need valmis kujundused ka ongi juba siis erinevates seadmetes kohaldatavad, kas tahvlivaates, mobiilivaates, erinevates mobiilides, pluss lisaks sa saad ka ise mudida seda lehte nii, et ta oleks paremini siis mobiilivaates tuleks välja. Sa saad tegelikult manage on the go, et tal on tegelikult ka äpp olemas, sul on võimalik ka telefoni teel siis oma veebilehel muudatusi teha, aga ausalt öeldes mina teen küll kõik arvutis enamasti, et kui mul ikkagi WordPress või kodulehega on midagi sellist olulist vaja muuta, siis ma igal juhul on arvutisse, sest mulle tundub see oluliselt mugavam, aga võib-olla sisu vahetada, postitusi seal avaldada ja mingeid selliseid kasutajaid luua ja nii edasi, mis on sellised jooksvad tegevused, on võimalik ka äpi kaudu siis teha ära. Ta on turvaline. Ta uuendab ennast pidevalt, ta pidevalt kaitseb siis erinevate turvaaukude vastu, aga jällegi see on see koht, kus on vaja natukene kaasa aidata, sest kuna WordPressi lehte kasutavad, siis 43 veebilehte on ehitatud WordPressi peale, kui arvuliselt guugeldada, et how many WordPress sites, siis minu meelest, ma ei mäleta seda numbrit, see oli ulme, et see on väga, väga palju veebilehti, mis on ehitatud WordPressi peale ja seal, kus on palju lehti ja palju sellist nagu palju asju, seal tulevad ka häkkerid loomulikult juurde ja tahavad ja rünnata, aga see on ka põhjus, miks WordPress iseennast kogu aeg uuendab ja ta hoiab kogu aeg, et need turvaaugud oleksid ilusti plasterdatud. Aga natukene on vaja kaasa aidata paari pluginaga, mida siin koolitusel ka õpetan sulle. Nii et sa ei pea muretsema, et igal juhul sa siis ka näed neid võimalusi. Siis ta on Powerful Media Management, kuhu sa saad laadida üles siis väga palju erinevaid faile, mitte ainult pilte, vaid ka videosid, tekstifaile, PDF, erinevaid failitüüpe põhimõtteliselt. Aga üldiselt sinu WordPressi leht ei ole kindlasti see koht, kus hakata siis hoiustama erinevaid faile, selleks on olemas teised pilved ja serveriruumid, kus sa saad hoiustada oma asju, pigem ikkagi ainult hoida neid asju, mida sul päriselt on vaja ka külastajatele siis kuvada või näidata või sinu veebilehe kasutajatele näidata. Et selles mõttes seda ei tasu kuritarvitada, aga iseenesest jah, ta on nagu väga hea koht, kus ka oma asju hoida. Ja ta on easy and accessible, lihtne ja kättesaadav. Nagu sa nägid, kui sa oled jõudnud vaadata, siis kuidas paigaldada WordPressi iseteeninduses, sa näid, et see on ainult kolm asja, mis sul on, see 3 etappi, mis on vaja ära teha selleks, et see WordPress su veebilehele saaks, ei ole midagi väga keerulist. Nii et tõesti, ta ei ole keeruline ühelt poolt, aga teiselt poolt loomulikult seda õppida tuleb ja see õpikurv seal kindlasti on. Lisaks on tal siis üle 55 000 lisafunktsiooni, mida sa saad oma veebilehele lisada ja selleks on siis kas poed, e-pood näiteks on eraldi funktsioon, galerii, meililistide kogumine, foorumid, analytics ja palju rohkem ja see link viibki meid tõenäoliselt, ma ei ole seda ise veel siia klikanud, aga viibki siis wordpress.org pluginsite juurde, kus sa saad ka otsingusse panna siis inglise keeles kindlasti selle märksõna, mida sa funktsioonina vajad, näiteks ütleme, et sa vajad
booking ut ja paned otsingusse ja enter ja siit me näeme, et tuleb päris suur hunnik erinevaid booking'u pluginaid välja. Ja vot see võib-olla ongi siuke koht, mis teeb natukene keerulisemaks selle WordPressi, kuna see valik on nii suur, aga sellel koolitusel ma näitan ka sulle, tutvustame sulle erinevaid tööriistu, mis on sellised enim kasutatavad, populaarsemad ja see põhjus, miks need populaarsemad on, ei tule juhuslikult, vaid järelikult siis ongi nad tõesti nagu ühed parimatest. Ja community ehk siis nagu ma rääkisin ka, et väga palju veebiarendajaid, igasuguseid sisuloojaid, kujundajaid ja nii edasi, kes on siis WordPressi fännid ja kes siis teevad oma äri WordPressi peale, ehk siis loovad näiteks kujundusi, müüvad neid võib-olla väikese raha eest või mõnikord teevad ka tasuta neid kujundusi, et selleks, et omale tuntust saada, arendavad pluginaid välja, jällegi kas annavad siis tasuta või enamasti siis sellise freemium ärimudeliga, kus osaliselt on tasuta ja osa siis on tasuline, aga tohutult palju asju saab teha ära tasuta ja väga heade pluginatega, nii et sellel koolitusel ka enamasti me räägime siis tasuta tööriistadest, mida sa saad oma veebilehel kasutada. Kommuun on taga, kes hoiab kogu seda asja üleval ja kogu aeg asi muutub, areneb järjest paremaks. Et nii palju siis WordPressi tutvustusest ja egas midagi, nüüd siis tuleb käärida käised ülesse ja hakata kodulehte ehitama.